Tšau! Käes on 26. jaanuar ja ma olen reaalselt põhimõtteliselt terve jaanuarikuu kogu aeg mõelnud, et alusta uue vlogiga. Esmaspäeval alustan, teisipäeval alustan, kogu aeg alustan ja ma ei tea, jaanuar on tihti minu jaoks lihtsalt siuke mingi udus kulgev nagu kuu ja seekord ka siis, ühesõnaga see aasta jälle täpselt samamoodi, aga otsustasin, ma võtan ennast täna hommikul kokku ja teen selle alguse ära. Ma näen täiesti räsitud välja, sest et esiteks on mul väljakasv. Ma lähen laupäeval juuksurisse. Siis ma otsustasin, et ma võtan need ripsmed maha, aga ma ei ole jõudnud neid nagu maha võtma minna, ehk siis siin on mingid lihtsalt udemed järgi mu silmade peal ja see näeb nagu väga veider välja. Kulmud on korrast ära. Ühesõnaga. Talv on selline periood, kus nagu ei tunne ennast tihti just kõige kenamana, nii et ses suhtes ma ootan täiega nagu suve, aga ma nii olen nautinud seda, et ilus ja lumine on, et meil on nagu üle pika aja nagu tõeliselt ilus lumi. Ja Lissu on vahepeal nii palju arenenud ja see tegelikult ongi nagu see, et detsembris oli nii tore, et ma ju nagu iga päev praktiliselt võtsin ikkagi kaamera välja ja filmisin teda ja nüüd on nagu nii pikk paus jäänud, et mul nagu neid telefoniga klippe on, aga kaameraga mitte midagi ja tahaks ju seda ka ikkagi jäädvustada, sest et on nii suur ja asjalik ja see on täiesti uskumatu. Ja ma praegu olen väga üllatunud, et ta lubab mul siin niimoodi filmida, sest et tavaliselt hakkab karjuma selle kaamera peale. Aga ma mõtlesin, et ma pistan siia väikese hooli, sest et ma käisin pühapäeval Saaras. Ja kui sa arvad, et ma ostsin endale midagi, siis sa rängalt eksid ja issand siin kaamera peal on mingi plekk. Ma reaalselt panin selle kaamera ju mingi kõige haigema koha peale ka lihtsalt selleks, et nagu Lissu seda kätte ei saaks. Ja siis ma pean ise mingi hullult mingi kaagutavad ja mingi tjau. Aga ma näitan teile, mis ma ostsin talle. Seal on hetkel väga head allahindlused, nii et siis tasus osta. Ma ostsin siuksed papud. Ja palun, papud. Wow. Siis nende samade saabaste juurde ostsin sellise joppe. See on mega mõnus. See on nagu see Teddy ja nii kihvt. See on tegelikult suurus 2-3 aastat, 98 senti, aga ta on hetkel pikkuse poolest nagu mantel talle ja varukad saab lihtsalt nagu sisse kerida, et tegelikult on need varukad mingi mega pikad. Siis ostsin 2 kleidikest ja issand, nüüd on see aeg käes. Noh, käisid kena või? Ühesõnaga, nüüd on see aeg käes, kus ta seisab ja käib ja nagu kleidid väikeste tüdrukute seljas on minu arust imelised. Nii et siin on selline hall kleidike ja need varukad sellised nagu, no näete, nii lahedad. Nii kihvt. Ja teine kleid selline, ta on nagu tagant nagu pikem. Ülinunnu, nagu kui armsad on lihtsalt laste asjad. Siis võtsin 2 pusa. Käisin emaga poes, ema oli mingi, miks need pusad nii laiad on? Aga see on mood, on ju, see on mood. Ja teine pusa, mõnus oversized ja mulle nii meeldib, et on nagu selline rebel pusa, et mingi äär narmendab all, mingi nii lahe. Vot, aga selline see hool oligi. Nii et hetkel on Saaras väga head allahindlused, kui kellelgi on lapsele asju vaja või endale, ma ei tea, ma pole ammu enda jaoks poes käinud. No nii, Lissu tegeleb siin nüüd kotiga. Lissu! Mis teed? Aga andke teada kommentaarides, kuidas teil uus aasta alanud on. Et kas teie jaoks on ka jaanuar selline nagu mingi ei saa aru, mis päev on, mis aeg on, mis toimub periood. Või on teil see, et 1. jaanuar uus aasta, uued eesmärgid, uued sihid, värgid, särgid, et kohe hakkate täie poweriga panema lihtsalt. Et jah, andke teada, kuidas teil on. No tule vaata siia.
oma kotiga käid siin edasi-tagasi. Tere! Tiks on ilus tüdruk. Jaa, sina oled kõik ilusam tüdruk, jah. Ja ma olen siin üritanud nüüd lihtsalt ühe une peale saada, sest et meil oli mitu õhtut järjest, kus me saime ta alles kell 10:30 magama ja siis me saime aru, et tal on õhtul vaja olla üleval 6 tundi. Et muidu enne ta magama ei jää. Nii et nüüd ma olen seda ühe une värki siin üritanud. Hetkel ka venitan seda lõunaund. Ma võtab ära koti või? Kas sa hakkad ära väsima? Jaa, sa pead veel üleval olema mingi tunnikese, nii et ei saa veel tõttu. Tuled siia või? Tule. Näita, kuidas sa oskad kõndida. Tule. Ui. Peaaegu tulid välja ära, jah? Jaa, sa oled nii tubli. Mul on nüüd viimasel ajal kombeks käia iga ilmaga jalutamas, sest et Lissu magab õua siis paremini. Ja täna on ka siuke mõnus näitaga õigu ja märg on alla. Üks päev ma käisin reaalselt jäävihmaga jalutamas, nii et seda ei trumpa hetkel miskiga ja siin me nüüd niimoodi siis oleme. Aga huvitav on, aga ma vlogin telefonil hetkel. Ma ikka kunagi ei harju ära, et ma peaks vist kuhugi sinna vaatama. Aga ikka vaid seda telefoni ekraani kogu aeg. Ja siis on mingi, vaatad väga viltu. Aga okei, me suupame siin edasi, siis ma oodan, et ta magab natuke veel. Ise kuulen samal ajal podcast'e ja päris mõnus on tegelikult. Jõudsime siis õuest tuppa tagasi ja no kohe esimese asjana lihtsalt raamatut lugema. Ei saanud nagu kaugemale minnagi, riidud seljast ja kohe raamatut lugema. On nii, jah? Ja nüüd emme, ole tasa, loe raamatut mulle. Jaa. Lissu on väga suur raamatute fänn. Väga tubli tüdruk. Kohe noorest peast õpid kõik selgeks. Siin on kohe näha, et on Lissu raamat, sest et ma olen juba pidanud siin teipima. Jah, väga hell nende raamatulehtedega veel olla ei oska vist. Aga sellest pole lugu. Tere hommikust! Meil on möödas üks natukene keerulisem öö, aga Lissu tegi ühe une täna juba ära. Nii et sellest üks unipäeval värgist ei tule hetkel. Ehk siis täna midagi välja. Et proovime kahega hakkama saada, sest et öösel jäisid und väheks. Aga praegu on meil külaline, kes teeb hästi suurt sorteerimistööd. Kui mina ei ole korras, siis ei ütle ma ka kellelegi teisele, et ennast korda tehku. Nii. Sellest varjumisest ei ole mingit abi, kõik teavad nii, kes sa oled siin. Kuule lõpeta ära. Ja, ehk siis Lissu tuleb ka appi natuke filmimisega, selge, ja näitame siit ja näitame sealt ja ehk siis Karo sorteerib hetkel Lissu väikseks jäänud riideid, et mida oma beebile viia. Selles suhtes on tore, kui on väiksemaid sõbrannasid Lissule, et siis saab lihtsalt mõned kastid staffi ära jagada. Ei pea neid siin üksi endal kodus hoidma. Võt, aga nüüd vaatame, mis siit huvitavat siis Karo endale leiab. Ja mis sa teed? Oota. Tere? Oho. Tähtsad jutud, jah. Eile jäi siis ainsaks klipiks see, kuidas Karo siin Lissu siis vanasid riideid sorteerimas käis, et sassule viia. Ja nagu ma mainisin ka, siis oli eile suht siuke magamata öö, ehk siis mul oli natukene raskem päev. Ja siis ma tundsin õhtul, et ma vajan väikest pick me up'i. Ja mis muu siis selleks ikka aitab kui väike shoppamine. Ja kui ma siis video alguses näitasin teile, mis ma Lissule ostsin, siis eile ma käisin endale ostmas.
ma tahtsin ideaalis jõuda Stradivariusesse, aga kuna Joosep jõudis nii hilja koju, siis see pood oli juba selleks ajaks kinni. Siis ma otsustasin, et ma lähen Postimaja H&M-i ja Viru keskusesse. Ma sain sealt endale allakast ühe siukse lihtsa, täiesti tavalise nagu musta pusa. See on siuke tumehall nagu must, ma ei tea, kus võrdled selle musta T-särgiga, kas see tundub nagu tumehall. Ja oli ainult 8 € hetkel. Nii et ma tegelikult veel käisin, proovisin mõningad asjad ära ja siis, aitäh, see on emme oma. Ja siis see oli ainus asi, mis mulle nagu sobis. Ja siis ma käisin veel seal poes ringi ja ma rohkem midagi ei leidnud. Mõtlesin, ma panen sellega tagasi, et ma ei viitsi ainult üksi seda osta. Aga siis ma sattusin sokkide juurde, kuna ma leidsin endale hunniku sokke. Siis ma otsusin, et ma võtan selle pusa ikkagi ka tagasi ja ostan sellega ära. Aga seal oli mingi soki pakkumine, et ostad 3 maksad 2 eest ja seal olid siuksed lahedad sokid, et ma ei suutnud neid sinna ette. Mis mul siis kohe pilku püüdsid, olid need Coca-Cola sokid. Nii et need pidid muga koju tulema, siis on siukse Miki peaga sokid ja siis on siuke südamekesega sokk. Ja sellised lihtsalt triibulised ülevõtte äärest. Et ma kunagi kandsin kogu aeg neid madalaid sokke ja nüüd ma lihtsalt ei taha neid enam üldse endale osta ega jalga panna, sest et need tulevad alati jalast ära igasugu saabaste ja asjadega, et ühesõnaga talvel on õige valik ainult need, et pahkluud ka külma ei saaks. Ja siis läksin Viru keskusesse, kuigi see Viru keskuse reservad on väga väikene, siis ma ikkagi mõtlesin, et ma lähen proovin õnne. Ja no selles suhtes, et reservad on mu üsna nagu lemmik ja go-to pood kogu aeg, et kui ma midagi vajan, siis sealt üldjuhul alati ma leian selle asja ikkagi, mis mulle sobib ja meeldib ja niimoodi. Ja siis ka allahindlusest sellise heleda bluusi. Ja mul on viimasel ajal kõik... kuidas ütustad? Mul on viimasel ajal kõik sellised hästi nagu kodused T-särgid, kõik bluusid olnud. Et nüüd ma mõtlesin, et oleks vaja ka midagi sellist, et nagu äkki on teinekord vaja kodust välja ka minna. Päris mõnus. See oli ka vist mingi 6 € ainult või? Ja 6. Ja siis teine bluus ka 6 € oli siuke roheline, muidu nagu tavaline T-särgi kangas, aga sellised natukene uhkemad varrukad. I like it very much. Ja siis uuest kollektsioonist leidsin endale teksapüksid, no ma ei tea, täitsa tavaliselt tumesinised, alt äär on siuke nagu rebitud natukene. Nad on slim ja push-up, nii et peaksid nagu pepu väga ilusaks tegema. Ja 20 €, mis on minu arust nagu teksapüksidest väga hea hind. Ma isegi mõtlesin, et ma ostan need samad mustad ka endale, aga ma mõtlesin, et okei, mitte praegu, annan natukene aega, võib-olla varsti. Ja siis teine uue kollektsiooni asi oli siuke hele sinine kampsun ja mulle tundubki, et nüüd kevadhooajal siis hetkel on küll puhas talv õues, aga kevadel tulevad sellised pastellised heledad toonid hullult nagu moodi. Mulle vähemalt tundub, et poed on neid asju täis ja just see oli nii armas seljas, hästi mõnus sossu. Nii et ja sellised ostud. Ja siis ma käisin läbi raamatupoest, sest et ma ei saanud ju ometi koju tulla nii, et ma lihtsalt ikkagi mitte midagi ei osta. Ja leidsin jälle 2 raamatut. Esiteks ma näitan seda raamatut. See raamat on meil juba ammu olemas. See võib-olla ka paistab välja, et see on üsna räsitud, aga siin need loomad teevad siis hääli. Ja siis sellest samast sarjast on ka teine raamat, nii et ma tõin ka selle Lissule. Ma sain mälukaart täis, nii, ja Lissu juba käis, võttis selle raamatu mult ära. Igatahes mul jutt pooleli. Ja eile õhtul, kui ma seda Lissule lasin, ma loodan, et te kuulete ka mind selle sahina saatel, siis ta täiega ehmus ära nende häälte peale, aga täna talle juba meeldivad rohkem. Ja teine raamat, selle ma leidsin siis sealt, seal Virus on rahvaraamat vist, jah? Nagu lasteraamatute topis oli siuke, mis jänkule meeldib ja siin on siis loe, puuduta ja tunneta. Et siin on siuke pehme jänes ja siis siin on ühesõnaga erinevad tekstuurid lehtede peal, et mida siis ta saab katsuda. See on siuke kamm näiteks ja väga armas raamat minu arust. Vot, aga selline väike update teile, et mis ma head eile siis endale tuju tõstmiseks shoppasin.
ja see on tegelikult väga vale moodus, kuidas tuju tõsta, sest et see on ju selline ajutine, aga see aitas eile. Ma sain korra nagu lihtsalt muremõtted nii-öelda ära peast, et natuke lihtsalt üksinda õues pead tuulutada ja tegelikult ei ole see olukord üldse ju nii hull, et jah, lihtsalt vahepeal magamatus mõjub niimoodi, et läheb tuju ära. Tšau! Aasta vlogi auhinna anname kohe siin aasta alguses mulle palun ära, sest et täna on käes pühapäev ja ma näitasin teile ju viimati neljapäeval oma siis oste ja oleme nüüd olnud siis nädalavahetusel Pärnus. Väga mõnus on olnud, alati on hea, kui on vanavanemad ümberringi ja saan ise nii-öelda natukene siis rohkem sellist hingetõmbepausi ka enda jaoks, sain ka vana vlogi lõpuks ometi monteeritud ja mul on uued küüned. Ma olen mega rahul nendega, käisin neid neljapäeval tegemas. Eile käisin Pärnus juuksuris, sain ilusa värvi jälle pähe, kohe mõnusam on olla. Ja täna ma olen üllatavalt üles löödud, kui te täheldate, sest et kirjutasin teelele, et tahaks mõned pildid teha. Ja lähme siis teeme kiiresti mõned perepildid koos temaga. Ja äkki õnnestub üksinda ka natuke selle kaamera ees keerutada, et eks see kõik oleneb tegelikult ju sellest, et kuidas Lissul tuju on. Hetkel ta teeb lõunaund, vanaema jalutab temaga õues. Mul oligi siis aega ennast natukene sättida. Täitsa nagu veider on olla ausalt öeldes meigiga, et näol on nagu mingi kiht peal, kuigi tegelikult mul on jumala õrn meik. Aga jah, siuke ära harjunud selle koduse ja meigita olekuga ikka täiega. Ma võtan teid siis meiega pildistama ka kaasa. Proovime äkki mingit timelapsi või midagi sealt teha. Teele alustas kusjuures ka oma YouTube'i kanaliga. Ma panen tema kanali teile siia kuhugi infonupule, kummal pool see on. Mulle nii meeldivad, tal on praegu 2 videot üleval ja mulle täiega meeldib ta nii, minu arust sobib siia YouTube'i, nii et täiega soovitan vaatama minna. Päike tuli välja, seal nii ilus on ja saime teile ka pildistatud ja töökiire ja korralik. Kõige parem on muidugi see, et siis kui me Lissuga üritasime pildistada, siis sadas mingit asja alla või lund. Ja nüüd siis kahekesi tegime, siis tuli päike välja. Jah, rahulik siuke. Ja nagu väga, issand, vaata kui ilus valgus nagu. Ülilus. Teelel on seesama kaamera ka, me avasime. Ma juba haipisin enne su YouTube'i ka, nii et minge ikka endiselt kõik vaatama. Aga jah, Seljavetsa karjääris oleme. Ma ei tea, ma ei ole siin kunagi varem käinud. Ma olen ainult näinud suvel, et inimesed hüppavad siit vette kogu aeg. Aga talvel on ka väga ilus. Jah, oleme pildistamised tagasi. Oi, kui mõnus. Joosepi ema otsis üles ühe Joosepi mänguasja, mis on 32 aastat vana. Kas sa tahad näha, mis mänguasi see on? Ja Sissi tuleb näitab, mis mänguasi see on. Mis asi see on, Lissu? Kas see on sipsik? Tule vaatame, kas see on sipsik. Mis emotsioonid on? Nina! See on Joosepi ema siis enda tehtud sipsik, mis on siis tõesti 30 aastat vana, rohkemgi veel. Ja mina mõtlesin, et võiks sellele väikesele pätakale siin näidata sipsiku multikat, kui ma seda nukku nägin. Nii et ma arvan, et kui me Tallinnasse tagasi jõuame, siis me hakkame sipsiku multikat vaatama. Ma pole seda ise ka näinud, nii et vaatame selle järgi, ma arvan küll. Me oleme tagasi Tallinnas ja vaatame hetkel Lissuga sipsikut. Võtsin talle siin sobilikult sipsiku kassu ka ja mul on väga hea meel teile siinkohal tutvustada selle video koostööpartnerit Elisa Huubi. Aga hetkel me vaatame siis sipsikut ikkagi Lissuga edasi ja räägin teile, kui multikas läbi saab täpsemalt. Sa oled minu kõige parem sõber terves maailmas.
vaata veel koos oma lapsega multikat. Lihtsalt pillin. Aga nii armas on. Muide, kas teie arust, kui te väiksed olite, oli Sipsit tüdruk või poiss? Sest et minu arust oli ta kogu aeg tüdruk. Nagu väiksena ma alati arvasin, et Sipsik on ikka tüdruk. Ja nüüd siin filmis on ta ju poiss. Ja see nii sobib. Nii hästi sobib. Et see üldse ei häiri nagu. Kui ma esmalt kuulsin, et Sipsit tehakse siin multikas või siis filmis poisiks, siis ma olin küll mingi, mis asja. Aga see üldse ei häiri. See oli nii tore multikas. Loodan, et sulle ka, Lissu, meeldis. Mul on nii hea meel, et Elisa Hubis oli see Sipsiku multikas ilusti olemas ja me saime seda nüüd koos niimoodi Lissuga vaadata. Ta üllatavalt kaua isegi suutis nagu keskenduda ja täitsa huviga vaatas, et see oli minu jaoks nii armas ja tore, sest et Sipsik on ju minu lapsepõlve tegelane ikkagi ka, rääkimata siis nüüd sellest Joosepi nukust, kes on 30+ aastat vana, et nii lahe, et nüüd on nagu Lissul ka väike Sipsiku mälestus, mitte et ta sellest ilmselt midagi suurt mäletaks. Aga küll me seda talle meelde tuletame. Jaa. Elisa Hub on siis koht, mis on mõeldud Elisa kaabelvõrgus olevatele klientidele ja sa leiad sealt endale ohtralt meelelahutus siis erinevate välismaiste ja kodumaiste filmide ja seriaalide näol. Aga lisaks on seal ka Elisa originaalsarjad, kus näitavad Eesti tippnäitlejad ja need on mega põnevad. Mul on hea meel anda teile ka sooduskood ja selle sooduskoodiga saate te siis 2 kuud 1 euroga kuus vaid liituda. Kahjuks on see pakkumine ainult uutele klientidele. Kõik uued kliendid saavad siis 2 kuud 1 euro eest kuus erinevaid siis filme ja seriaale sealt vaadata. Edaspidi on siis kuuhinnaks 2,99. Ja selleks sooduskoodiks on siis Merrific2, mis kehtib siis kuni veebruari lõpuni nüüd. Ja kogu täpsema informatsiooni ma jätan teile siia videokirjeldusse all ka, nii et saate sealt täpsemalt lugeda ja uurida ja Elisa Hubi hakata nautima.